Siin on üks veidi filosoofiline küsimus. Kas õnn on midagi sisemist või välist? Kuidas selgitada endale ja teistele, mis on õnne tegelik olemus? Õnn. Kas sisemine või väline? Lihtsalt huvitav. Kõigepealt, kõik, mida me tajume, on meis endis. Mina tajun, sina tajud, mitte keegi teine. Ja kui keegi tajub midagi ning räägib mulle sellest, aga mina ei suuda seda omaenda tunnetega kuidagi adekvaatselt seostada, siis ma ei saa aru, millest ta räägib. Ehk kui seda minus ei ole, siis seda pole üldse olemas. Siis seda pole. Niisiis, teie vastus on, et õnn on meis, eks? Muidugi on meis. Õnn tekib siis, kui miski, mida sa väga-väga soovisid, tahtsid, mille pärast kannatasid ja mille poole püüdlesid, mille nimel sa endast tohutu igatsuse tekitasid, hakkab järsku täituma. Ja sa justkui eemaldud sellest, nagu eemaldud valust. Seda tunnet võibki nimetada õnneks. Aga siin on erinevad tasemed ja astmed. Sõltub sellest, mille pärast inimene kannatab ja vastavalt sellele ka sellest, mis teda õnnelikuks teeb. Ja tuleb välja, et kõige suurem õnn tekib siis, kui inimene tunneb, et ta läheneb loojale. Justkui igatseks ta loojal järele nagu laps oma ema järele. Siis ta tunnebki õnne. Ja tegelikult on see väga tugev sood, mis teda tõesti kogu aeg piinaseks. Jah, ta tahtis kogu aeg, et see juhtuks, aga oli juba lootuse kaotanud. Ja siis ilmub järsku looja ning ütleb, kus sa olnud oled? Ma olen sind otsinud. Ja inimene tahaks öelda, mina olen ju sind otsinud. Mitte mina. Kus sina olid? Ja nii liiguvad nad teineteisele vastu. Lihtsalt ilma igasuguse kõhkluseta ja sõnadeta. See ongi õnn. Aga see pole selline ühte sulamine nagu meie maailmas, kus kaks keha liibuvad teineteise vastu, jäädes samal ajal kumbki oma ette, oma ruumi ja tajuga. Siin ei ole kehasid. On vastastikune tunne, mis justkui läbib ja täidab teineteist. Ja tekib mingi eriline olemise seisund. Ma isegi ei oska päris hästi öelda, kuidas seda kirjeldada. Ausalt öeldes kõlab see väga ilusalt ja poeetiliselt. Te pole kunagi varem nii rääkinud. Aga mis saab minu enda minast? Kas see sulab ära? Sest mina ju tahtsin seda. Ma tahan, et see mina sulaks ära. Mul pole seda üldse vaja, aga kui minu mina kaob, siis kaob ka teise tajumine. Sellepärast ongi kõik loodud nii, et mina ei lakka olemast. Kabalas selgitatakse seda nii, et aviuut, ego paksus ehk egoismi sügavus ei kao. Veel enam, mida suuremaks ego kasvab, seda suurem võimalus tekib meil ühendada see andmise omadusega. Ja selle tulemusena muutuvad suuremaks nii ego ja vihkamine kui ka armastus. Mida suurem on vihkamine, seda suurem on ka armastus selle kohal. Meie üsna lihtsas ja tasapinnalises maailmas on seda väga raske mõista. Kas te mõtlete, et on kas üks või teine? Jah, me ei suuda seda mõista, aga vaimsuses on see nii. Ja kui palju see lõpuks kasvab? Vihkamine ja selle kohal armastus. Kui kaugele? Kus on selle piir? Lõpmatuseni. Te mõtlete, et kuni lõpmatuse tunnetamiseni? Jah, sellel pole piiri. Kas seda võib siis nimetada lõputuks õnneks? Jah, aga seda peab päriselt tundma, muidu pole sellel mingit mõtet. Ja selle tundeni jõudmiseni on veel väga pikk tee.